kõige soojemaid ägeda looga mees, kelle mõju, ma arvan, me oleme ainult natukene saanud ja tema tulevik on väga äge ja ma arvan, me kõik oleme tema tegemistes mõjutatud. Tema puhul on see üliäge, et samal ajal, kui sa räägid temaga jumalast, teistest teemadest, siis samal ajal saab temaga teha lihtsalt lapsikut huumorit ja koos lõbutseda. Mees, kelle südamesse Jumal on pannud järgmise põlvkonna meie Eestimaal. Sinu ja sinu sõbrad, kes te alles kasvate, arenete täisealisteks inimesteks, kes muudavad ja mõjutavad Eestimaa elu ja maailma tulevikku. Ja ma usun, et see, mida ta täna meile ütleb, on vajalik meil väga-väga südamest läbi kaaluda, südamesse võtta ja ellu rakendada. Olgem avatud Jumala vaimule, mida ta on meile ütlemas. Tere, Peepe Festival! Erilised tervitused lähevad, sorry, kõik teised, aga Rakverre, ma tahan, et te teeksite häält praegu seal. Ma ei tea, miks ma olen taas teie ees ja need sõnad, mis minu kohta öeldi, kui ma pooltki suudaks selle vääriliselt elada ja pooltki sellest, mis ma täna ütlen, võiks teile kuidagi kohale jõuda, siis see on minu igatsus ja see on minu palve. Teate, me oleme kuulnud väga palju erinevaid lugusid täna ja eile ka, kui Meega oli kõnelemas. Ja mind on need lood inspireerinud. Ma loodan, et sina oled võtnud neid lugusid hoolega kuulata ja tegelikult tähele panna. Sest see, kuidas Jumal tegutseb inimeste eludes, on nii erakordne, on nii mitmekesine ja täiesti kordumatu. Ja meie igatsus tegelikult sellel aastal Peepe Festivaliga on olnud tegelikult seesama, et sina võiksid kogeda seda, et Jumal tahab ühel kordumatul viisil sinu elu kaudu tegutseda. Ma tahan täna õhtul siin lõpusessioonis ja ma luban, et ma ei lähe pikale, ma püüan ajast kinni hoida, just pandi taimer jooksma, nii et kõik on väga hästi. Ma tahan alustada ka ühe looga. Ja ma tahan rääkida sulle ühe loo ühest teismelisest noormehest, keda ma tean isiklikult väga hästi. Kuskil siuke 13 kuni 15 aastane on ta. Ja see noormees kasvas üles tegelikult, võiks öelda, ühes kristlikus perekonnas, omade raskuste väljakutsetega, nagu ilmselt igas perekonnas, kristlikus või mittekristlikus. Aga kui see noormees sai 13-aastaseks, siis tema elus tuli suur muutus ja ta pidi kolima oma perega ühte Tallinna eeslinna elama. Ja ta tuli väiksest kohast ja see oli kõle ja päris suur muutus tema elu jaoks. Ja ta sattus kooli ja sellesse keskkonda, kus tal oli väga raske suhteid luua. Ja kus see, et ta oli kristlane, sest ta oli enne seda veendunult teinud mingeid otsuseid selles suunas, oli pigem selline raske teema ja ta klassikaaslased ei mõistnud teda, see kogukond seal ümberringi väga hästi ei mõistnud teda ja ta sattus sellise koolikiusamise ohvriks. Võib-olla, et sina olnud kunagi koolikiusamise ohver, siis ma usun, et see lugu võib julgustada sind mingis kohas. Ja tead, sellel noormehel oli igatsus tegelikult leida sõpru ja käia koguduses. Aga tead, mis oli kõige raskem kõige selle juures, oli see, et see koht, kus ta elas, see alev või asula, kuidas ta nimetada, võttis endalgi praegu mõtlema, et kuidas ta nimetama peaks, see Tallinna eeslinn, see oli päris suur. See oli suurem kui see linn, kus ta oli enne elanud. Ta oli enne elanud tegelikult nagu väike linnas, aga see asul oli isegi elanike arvu poolest suurem kui see, kus ta oli enne elanud. Ja seal asulas ei olnud ühtegi kogudust. Mitte kui ühtegi. See on päriselt sündinud lugu Eestis. Võib-olla sina tuled ka piirkonnast või paikkonnast, kus tegelikult sa ei tea, et oleks ükski kogudus. Ja see lugu on minu jaoks väga isiklik, sest mina olen see noormees. Mina olin see 13 kuni 16 aastane noormees, kes tegelikult tahtis väga sõpru oma ellu ja kes tahtis kuuluda kogudusse. Aga neid võimalusi ei avanenud mulle. Ja ma tegelikult veetsin ühe suure osa oma elust, umbes 4 aastat, päris üksinda. Ilma sõpradeta, ilma koguduseta. Püüdsin kinni hoida kuidagi Jumalast ja usust, aga jube raske oli. Ja oli palju hetki, kus ma mõtlesin, et kas sellel üldse on mingit mõtet, kas minu elul on mingit väärtust, tähendust. See lammutas mind väga palju maha. Miks ma täna räägin seda lugu sulle? On sellepärast, võib-olla sa tundsid ennast ära isegi selles loos, mõnes kohas. On sellepärast, et täna on Eestimaal palju selliseid noori.
on palju kohti, kus ei ole ühtegi kogudust. Kas sa kujutad seda ette, kui sa oled olnud koguduse keskel? Ma loodan, et sa armastad oma kogudust, et sa oled olnud ühes sellises heas osaduses, kus sinusse on panustatud, nii nagu me oleme siin täna kuulnud ka, sind on jüngerdatud. Kujuta ette, et on noori Eestimaal, kes elavad täna paikades, kus ei ole ühtegi kogudust. Kus ei ole kristlaskogukonda ja kus keegi ei panusta nendesse selliselt. Aga tead, isegi nendes paikades, kus on kogudused, on täna noori, kes on üksinda, kes on ilma sõpradeta. Et see puudutab mind väga isiklikult, sest ma tean nii hästi, mis tunne see on olla üksinda. Ja võib-olla sa oled tulnud PP festivalile samamoodi. Võib-olla sa ei ole tulnud või sa vaatad läbi Pildiraadio, sellepärast et sul ei olnud kellegagi koos tulla. Siis täna ma olen siin, et rääkida selle reaalsuse vastu, sest mina usun siiralt sellesse, et Jumal tahab teha midagi uut Eestimaal. Ja tegelikult see ei pea olema reaalsus, kus inimesed peavad olema üksinda või nad peavad elama piirkondades, kus nad ei tea, kas kogudus üldse võiks olemas olla, kas kristlased üldse võiks olemas olla, kas Jeesus Kristus täna, 2000 aastat hiljem, on päriselt kusagil kellegi elus olemas. Võib-olla on sinu lugu olnud midagi väga sarnast. Täna on Eestimaal elamas 276 000 noort. Kujutle seda ette, ma ei tea, kas sa suudad seda ette kujutleda. See on pool Tallinnat, see on peaaegu 3 Tartut. 276 000 noort, vanuses 7–27. Ja neist kogudusega, sellest 276 000 kogudusega on seotud ligikaudu 2200. Arv võib natuke kõikuda siia-sinna, need numbrid on sellised ümmargused, nii nagu numbrid tihtipeale, head numbrid on, ikka ümmargused. Tead, see tähendab seda, et iga 1000 noore kohta, kelle me võtaksime Eestimaal, on 8 noort, 8 noort, kes on kuidagi seotud kogudusega ühe aasta jooksul. Umbes nii võime öelda. 8 noort. Tead, et sa veel paremini saaksid aru, siis see teeb selliselt, et vaata praegu Toompea, ma räägin teiega, vaadake seal saalis ringi. Olge head MC-d, Helis ja Magnus, tõuske korra püsti. Tõuske püsti. See tähendab, et sellise noorte hulga kohta, nagu te seal praegu näete, on 2 kristlasnoort. Või isegi pole õige öelda kristlasnoort, te võite nüüd istuda. Noort, kes on kogudusega seotud. Rakvere ja Tartu, nüüd ma räägin teiega. Ja sealt ma palun, et üks MC tõuseks püsti, tervitan oma abikaasat Helinit, kes on Rakveres MC, Helin tõuse püsti ja tervitan Emmat Tartus, tõuse sina ka püsti. Ja siis Marten ja Hanna-Liiv, teie võite niimoodi nagu pool kükis seista. Sest umbes 1–1,5 noort oleks selle hulga kohta kristlasi, kui selline noorte kogukond tuleb kokku. Või õigemini, mitte kristlasi, vaid noori, kes on seotud kogudusega. Te võite kõik istet võtta ja plaksutada oma MC-dele. Ma ei tea, kuidas sina suhtud nendesse arvudesse. Tead, seal on veel uuringuid, mis on veel raskemad. Üks uuring ütleb seda, et ainult 7% nendest noortest, kes on kristlased, palvetab ja loeb piiblit igapäevaselt. See tähendab seda, et sellest 2200-st me räägime 150 noorest. Räägime sama paljust peaaegu, kui on praegu Tartu asukohas, terve Eesti peale, kes palvetab, loeb piiblit igapäevaselt. Ma südamest loodan, et selles uuringus on olnud mingi eksimus sees. Et see päriselt nii ei ole tegelikult. See kõik kõlab natukene masendavalt. Ja kes on minuga viimasel ajal kokku puutunud, need teavad, et ma räägin kogu aeg nendest arvudest. Aga miks ma räägin nendest arvudest? Mitte selleks, et kuidagi tõmmata sind masendusse või öelda, et teate, see on küll väga tore, mis me oleme kõik siin teinud, aga sellel ei ole mingit pointi. Ma ei ütle seda. Vastupidi, sõbrad. Vastupidi. Sellel on väga oluline point. Tead, sinna kõrvale me võime täna öelda ka seda, et mitte kunagi terve Eesti iseseisvusaja sees ei ole olnud noorte osakaal rahvastikust nii väike kui täna. See on 21%. Ja uuringud näitavad, et see langeb järgnemiste aastate jooksul. Mina ei hakka teile rääkima siin sotsiaalgeograafiast ja ma ei hakka teile seletama, mida see tähendab meie elanikkonna kohta.
aga mida see küll tähendab, on see, et kui noorte osakaal väheneb, kui noori jääb vähemaks, siis see väike osa, kes meie oleme kristlased, peab saama mõjusamaks. Juba ainuüksi iseenesest need numbrid näitavad, et see osa saab mõjusamaks. Ja tead, selle sees on midagi veel väga olulist ja see on see, et Jeesus rääkis oma jüngritele, oma õpilastele, nii nagu me oleme täna siin ka rääkinud, korduvalt sellest, kui suur mõju võib olla tillukesel, hästi väiksel, kõige pisemal. Kui sina oled täna kõige noorem inimene mõnes asukohas, siis pane tähele, see puudutab sind. Kui sina arvad, et sinu usumõõt on kõige väiksem, siis see puudutab sind. Kui sina arvad, et sa oled kõige vähem üldse jüngerlusega kokku puutunud, see puudutab sind. See puudutab meid igat ühte, sest meie oleme, tahame või ei taha, Eesti noorte hulgas. Me oleme vähemusgrupp, me oleme anomaalia, me oleme mingis mõttes otse kui tulnukad. Aga mida Jeesus rääkis väga väikesest on see, et väga väikesel, imeväikesel on meeletu mõju. Ta rääkis sinepi ivakesest, mis mul ei ole seda sul näidata. Isegi kui mul oleks see nii tillukene, et sa ei näeks seda. See on kõige väiksem kõigist seemnetest, mis Jeesuse ajal oli teada. Ja ta ütles, et Jumala riik on nagu see väike seeme. Kui sa paned selle maha, siis see kasvab kõige suuremaks puuks. Ja teistpidi ta ütles, et kui meil oleks usku otse kui nii palju, nagu on see sinepi ivakene, siis mida me iganes paluks, võiksime isegi mägesid teisele tõsta. Kas see pole mitte imeline tõotus? Kas see pole mitte imeline mõte, et kõige väiksemast võib tulla metsik mõju esile? Ja tead täna, miks ma räägin sinu ees, miks ma üldse olen PP Festivalil kõnelemas, miks ma üldse teen kõike seda, mida ma teen oma elus? Miks ma üldse räägin nendest numbritest, on sellepärast, et ma usun seda, et sinu ja minu kaudu, meie igaühe kaudu, kõigi nende 2200, iga selle üle 500 noore kaudu, kes on täna erinevates asupaikades, ka need tüübid, kes on siin Koskla majas stuudios kohal, need, kes vaatavad pildiraadio kaudu ja see ei ole vahet, kas sa oled noor või vana tegelikult. Ma usun, et selle väikese kaudu tahab Jumal teha midagi suurt Eestimaal. Pane tähele seda, pane seda hoolega tähele. Mis siis juhtuks, kui paari aastaga kristlasnoorte osakaal kahekordistuks Eestimaal? Kui 8 asemel oleks korraga 16, mul pole nii palju näppe, et näidata, palju on 16. Ja ma tean alati, kui ma hakkan numbritest rääkima, ma näitan mingit suvalisi näppe. Kui 8 asemel oleks 16, kui see oleks topelt suurem, ma usun seda, et see mõju ei oleks mitte topelt suurem, vaid see oleks mitu korda tegelikult suurem. See tähendaks, et igas koolis Eestimaal oleks vähemalt igas lennus üks kristlane, sest täna selle 8 sees või kellegi noor, kes puutub koguduse kokku, ei jagu isegi igaks lennuks. Ja mõnes väiksemas koolis see tähendaks, et vähemalt igas klassis võiks olla õigupärast üks noor, kes käib koguduses, kes on loodetavasti kristlane. Tead, me oleme siin PP-l vaadanud sellel aastal videoid ja mina olen ka videos ja tead, see on sürreaalne kogemus. Ma räägin sinuga, ma püüan sinuni jõuda, aga ma ei tea, mida sa mõtled. Ma ei tea, kas sa praegu haigutad, magad, kas sa mõtled oma õhtusöögi peale, kas sa mõtled selle peale, kuidas sa koju saad, kas saarlased mõtlevad selle peale, millal praam läheb. Ma ei tea seda. Aga see on olnud üks film siin. Ja tead, mul on kaasas siin üks filmi võttele seotud asi. Kõik teavad, see on action klapp. Sellega pannakse asi käima. Tead, võib-olla sa oled tundnud, et siin on praegu olnud kogu aeg siukene action on käinud. Vastupidi, tead, nüüd on alles see aeg, kui algab action. Sest tegelikult mitte see, mida me oleme siin selle 2 päeva jooksul teinud, vaid see, mida sina siit edasi teed. Jah, sina ka, kes sa mõtled, et ma sinuga ei räägi, ma tegelikult räägin sinuga. Kui ma oleksin praegu lava peal sinu ees, siis ma vaataksin sulle silma ka. Tegelikult see, mis nüüd algab, on action. See, mida me nüüd siit edasi teeme, igaüks on see, mis on päriselt oluline. Selle sessiooni pealkiri on Jeesuse sõnad, mina läkitan teid. Ja see tuleb Johannese evangeeliumist. Johannese evangeeliumist 20. peatükist, salmid 21-22, kus juhtub üks lugu. Jeesus tuleb oma jüngrite keskele. Ta on tegelikult
olnud surnud, ta on risti löödud, ta on maha maetud, ta on üles tõusnud. See ülestõusmise lugu on nagu levinud, see on tekitanud palju segadust. Ja Jeesus tuleb oma jüngrite keskele. Ja ta ei tule selliselt tegelikult üldse nagu viisakal viisil, võiks nii öelda. Ta tuleb läbi kinniste uste. Ta lihtsalt ilmub nende keskele. See on natuke see, millest Ragne hommikul rääkis, see põmaki. Jumal lihtsalt tungib sinu ellu sisse. Võib-olla Jumal on praegu ka ja terve selle PP festivali jooksul lihtsalt tunginud sinu ellu sisse. Aga see, mis ta siit edasi ütleb, on väga oluline. Salmist 21. Jeesus ütles nüüd neile taas, rahu teile. Nõnda nagu isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid. Kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile, võtke vastu püha vaim. Nii nagu isa on läkitanud mind, nõnda saadan ka mina teid. Mis siis, kui see võiks olla üks nägemus, mida me püüame ellu elada? Kui me oleme rääkinud jüngerlusest, siis tegelikult selle iva on see, et Jeesus on volitanud meid minema mitte ainult õppima temalt, vaid õpetama ka teisi. Jeesus on öelnud sulle ja ütleb sulle täna, mina tahan, et sa õpetaksid teisi mind tundma. Et sa oma eluga annaksid tunnistust sellest, kes mina olen. Sinu elu iseenesest õpetab juba nii palju. Ja selles õpetamises võib olla väga palju erinevaid vorme. Nii nagu selles viimases sessioonis Lisette rääkis, seal võib olla väga palju erinevaid pulki erinevate inimeste eludes, mida Jumal kasutab, et midagi erilist tegelikult esile tuua. Mis siis, kui see võiks olla meie nägemus? Et me ütleme, Jumal, saada mind ka. Jeesus ei ütle seda ainult oma jüngritele 2000 aastat tagasi. Tead see, et meie siin oleme, on see, et keegi on võtnud tõsiselt seda läkitust. Nii nagu isa on läkitanud mind, saadan mina ka teid. Võtke vastu püha vaim ja minge. Võtke vastu püha vaim ja minge. Tead, kui sa oled siin PP festivalil, siis võib-olla siin on see koht, kus sa pead lihtsalt saama täis püha vaimu ja siis minema. Mis siis, kui see võiks olla meie nägemus järgmiseks paariks aastaks? Teate, see kirjakoht, kui ma lugesin seda, see ei olnud nii mõtestatud, aga seal kirjakohas on 3 numbrit. Paneme korra selle kirjakoha veel sinna ette. Seal on 3 numbrit, seal on 20, 21, 22. Me elame praegu aastas 2020 ja tead, see aasta ei ole läbi. See ei ole kaugeltki läbi. Ja meil on võimalus tegelikult kuulutada seda, et see aasta ei pea olema selline aasta, nagu see on olnud. Me võime uskuda teist reaalsust. Me astume aastasse 2021. Ja paari aasta pärast ongi juba aasta 2022. Mis siis, kui järgmiseks 8,5 aastaks põhimõtteliselt, see saab meie nägemuseks. See 20, 21, 22, Johannese 20, 21, 22 võiks olla nägemus, mida me püüame ellu elada. Me ütleme, Jumal, siin ma olen, saada mind. Ma võtan vastu selle, mille sa oled mulle andnud. Täida mind oma püha vaimuga, et ma võiksin minna, et ma võiksin olla läkitatud. Aga tead, see läkitus võib tunduda tegelikult mingis kohas ka hirmutav ja ma saan sinust täiesti aru. Sest sa mõtled praegu, kuhu ma pean minema, mida ma pean tegema, mida see tähendab täpselt. Ma ei tea, kas ma olen valmis, ma ei tea, kas ma olen valmis pühenduma sellesse. Ja ma saan sinust täiesti aru. Kui ma julgen sellest rääkida sellepärast, et see noormees, kellest ma alguses rääkisin, on täna sinu ees. Mingil põhjusel. Mina ei oska seda ära seletada, see on Jumala arm, et ma võin olla sinu ees, ma võin rääkida selliselt, tead, ma ausalt, mulle ei meeldi inimeste ees rääkida. Isegi kui ma praegu ei näe inimesi, see ei ole see koht, kus ma tunnen ennast kõige turvalisemalt ja kõige kindlamalt. Aga mingil hetkel on Jumal öelnud, ma tahan sind saata, et sa räägiksid. Ja ma ei ole osanud seda oma peas ära mõtestada. Miks? Aga ma olen usaldanud Jumalat ja öelnud, kui sa tahad mind kasutada, siis kasuta mind. Tegelikult Jeesus ei anna meile palju. Kui sa mõtled, mida see tähendab minna, siis Jeesus ei anna meile palju. See, mida me lugesime Johannese evangeeliumi lõpust, on nii Markuse evangeeliumi lõpus kui kõikide evangeeliumite lõpus on tegelikult lugu sellest, kuidas Jeesus läkitab oma jüngreid. Saadab oma jüngreid teele. Ja ka apostlite tegude alguses on see sama lugu. Siit Johannese evangeeliumist ainult 1 lehekülje kaugusel.
ja ma tahan korra sinuga sinna ka vaadata, sest see on midagi, mis mind on köitnud viimasel ajal. See on esimeses peatükis, salmid 6-8, kus Jeesus on oma jüngritega koos. Ja ütleb, et nüüd mina lähen, aga ma tahan jätta teile püha vaimu. Ja siis jüngrid hakkavad rääkima. Siis küsisid temalt need, kes olid kokku tulnud, Jeesuse jüngrid. Issand, kas sa sellel ajal taastad Iisraeli kuningriigi? Ja tegelikult neil olid mingid omad mõtted, millest nemad tahtsid aru saada. Neil oli mingi omad ootused, nad mõtlesid, et kas nüüd hakkab ärkamine peale, kas nüüd juhtuvad need asjad, mida me unistanud, mida me oodanud, mida me lootnud. Ja pane tähele, mida Jeesus neile ütleb. Tema aga ütles neile, ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis isa on iseenese meelevallaga seadnud. See ei ole midagi, mille pärast teie peate muretsema. Ei ole sinu muretseda, millal saab koroonakriis läbi või kuhu see edasi areneb. Ei ole sinu muretseda, mis täpselt on sündimas maailmas. See ei ole meie osa. Ja tead, see mõnes kohas vabastav öelda, Jumal, sinu käes on kogu kontroll. Aga ta ütleb edasi, vaid te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle. Taas, see on üks tõotus, et Jumal varustab meid. Väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaariamaal ning ilma määrteni. Jeesus annab ainult ühe ülesande ja see on see, et meie peame olema tema tunnistajad. Kui ta ütleb, et ma läkitan teid, ma saadan teid nii, nagu isa on saatnud mind, siis selle mõte on see, et minge ja tunnistage sellest, kes mina olen. Mis iganes viisidel ja vormidel ja paikades. Aga kus iganes sa oled, tunnista sellest, kes mina olen. Las kogu su elu rääkida ja iga võimalus, nii nagu me kuulsime Sandrit rääkimas, iga võimalus, millest kinni haarata, räägiks sellest, kes Jeesus on. Tead, jüngrid, Jeesuse jüngrid alustasid palju väiksema pundiga, kui meie täna räägime. Neid oli väga palju väiksem, nad olid ühes linnas, kõik oli nende vastu, kõik need linnaelanikud olid nende vastu. See, et Jeesus pidi nende juurde tulema läbi lukustatud uste, oli see, et nad olid nii hirmul, mis saab, et nad panid ennast luku taha kinni ja ei teadnud, mida teha tegelikult. Jeesus oli lihtsalt öelnud, oodake ja siis nad ootasid hirmuga. Aga Jeesus ütleb siin neile midagi. Ta ütleb kuni maailma äärteni. Kuni maailma äärteni. Ja tead, see mitte ainult ei kõlanud nendele jüngritele võimatuna, see võis tunduda üks äge idee, aga see tundus absurdne. Jeesus ise ei olnud isegi Iisraelist kaugemal käinud. Kuidas peaks see juhtuma? Ma kujutan ette, kuidas jüngrid küsisid seda. Kuidas peaks juhtuma see, et ilma määrteni kõik see saab muutuda? Võib-olla sa küsid ka, kuidas Sven Joonatan, see kõik saab juhtuda, millest sa räägid? Aga tead, nende jüngrite loo üks eriline osa on see, et tollases maailmas, millest me räägime hoopis teistsugusest, kus Rooma impeerium, üks suur riik ja see on hästi ühendatud teedega oma vahel, aga me räägime ikkagi esimestest sajanditest, me ei räägi internetist ega tehnoloogiast ega millest iganes. 300 aastaga kasvas kristlaste osakaal kuni 15% kogu selles impeeriumis, kus mitte keegi peale nende jüngrite ei olnud varem kuulnud Jeesusest. Sest jüngrid, Jeesuse õpilased, sina ja mina ka, uskusid Jeesuse läkitust ja tegid selle teoks. Mis siis, kui meie julgeks ka täna seda uskuda? Sest tead, sinu sees on püha vaimuvägi. Kui sa tunned Jeesust isiklikult, siis sinu sees on püha vaimuvägi, mis läkitab ja varustab sind andma tunnistust, kus iganes sa oled. Tead, kui ma olin seal koolis, kus ma käisin, kus ma olin kiusatud, siis ma püüdsin anda tunnistust ja kui ma täna vaatan selle taga, siis ma pean ütlema, mul on piinlik paljudes kohtades. Ma ei osanud seda teha hästi. Ma ei osanud normaalselt tegelikult rääkida Jeesusest. See oli nii raske minu jaoks. Aga mu sees oli tegelikult üks tahe ja püüe seda teha. Isegi kui ma vaatan täna tagasi ja ütlen, et mingid asjad oleks võinud olla lihtsalt olemata, oleks lihtsalt väga palju targem olnud, siis ma usun, et Jumal on seda kasutanud. Tead, selles klassis, kus mind taga kiusati ja kus keegi ei uskunud seda, mida mina uskusin, tänaseks vähemalt 2 mu klassiõde saanud kristlaseks. 2 mu klassiõde on saanud kristlaseks. Tegelikult ma palvetasin ja lootsin seda, aga mida aeg edasi, seda vähem ma uskusin seda. Ja mina ei tea, mis saab nendest klassikaaslastest.
Aga ma usun, et see, et ma olen tahtnud anda tunnistust, on tegelikult olnud ka piisav mingis kohas. Ja ma olen õppinud sellest väga palju. Aga Jeesus kutsub tõepoolest igat üht. Selleks, et see kõik päriselt juhtuks, millest me räägime, on vaja iga ühte. Ei piisa ainult, et 50 sellest 2200-st. On vaja igat üksikut sellest 2200-st. Igat noort. Mis saa keegi seda üksi teha. Ei piisa minust, ei piisa PP Festivali meeskonnast. Ei piisa sinu kogudusest ja pastorist. On vaja igat ühte. Tead, me elame täna vabas Eestis. Sellist usuvabadust, nagu milles meie täna elame, seda ei ole kunagi olnud Eestis varem. Seda ei piirata mitte mingil moel. Ja mul on iga kord mu sees süda põleb, kui ma räägin oma vanaisaga, kes on üles kasvanud nõukogude ajal, saanud pastoriks ja jumala sulaseks selle aja sees. Kuidas ta räägib lugusid, kuidas ta pidi KGB-s käima, et vastutust anda selle eest, et ta teeb midagi. Kuidas pühapäeva kooli lastetööd lihtsalt ei olnud võimalik teha. Ja minu ema ja mu tädid käisid sünnipäevapeol kellegi vanatädi kodus, kus oli isegi see sünnipäeva toit laua peal. Sellepärast, et kui oleks keegi avastanud, et seal tehakse kristlikku lastetööd, siis oleks kogudus kinni pandud, inimesi oleks arreteeritud. Sest oleks tulnud paksu pahandust ja siis tuli varjatult teha seda, kardinad ette tõmmata, pannagi sünnipäeva toit laua peale, et tunduks, et on mingi lapse sünnipäev. Tegelikult õpetati neile Jeesusest. Rääkimata noorte tööst või sellest, et kuidas mu vanaisa smuugeldas piibleid, venekeelseid piibleid, uusi testamente, keda tõid Soome tädid, panid kõik oma riided täis neid, tulid üle laeva ja siis andsid need välja igale poole, et need pastorid, kes siin on, osad julged mehed, kellel paljudel olid oma perekonnad, mu vanaisal on 6 last, läksid ja viisid neid Venemaale salaja. Ja kui nad oleks vahele jäänud, siis oleks väga karmid asjad sündinud. Meie elame täna vabas Eestis ja me vajame seda, et me võtame omaks selle eelmiste generatsioonide pärandi. See, et sina ja mina oleme täna siin, on nende julguse tulemus ja nende eeskuju tulemus. Ja tead, kuulan endast vanemaid kristlasi ka mõnes kohas. Sa ei ole kõige targem, sa ei ole sündinud siia niisama. Ja ma ei ütle seda halva pärast, sest tead, meil on palju õppida ka nendelt. Aga tead, mis veel enam? Meil on vaja tegutseda selles vabades Eestis, kus me oleme üles kasvanud. Ja me peame kasutama ära selle aja, kus me täna oleme. Me vajame pühavaimu lainet. Me oleme teinud PP-laineid, aga me vajame pühavaimu lainet, mis liiguks üle kogu Eestimaa. Ja ka tead, püha vaim liigub tihti läbi inimeste, läbi sinu ja minu, kui meie otsustame pühenduda. See, et linn linna järel kuulis Jeesusest siin selles jüngrite loos, oli seotud sellega, et nemad tunnistasid, nad liikusid, nad elasid nendes linnades, nad suhtlesid, nad armastasid, nad hoolisid, nad olid püsivad ja palvetasid nende inimeste pärast. Sellepärast võis linn linna järel kuulda Jeesusest. Inimesed kogeda Jeesuse päästet. Ja omakorda seda läkitust, mida ta annab igale ühele, kes tuleb tema ligi. Ja kindlasti on sinul omad väljakutsed kõige selle sees. Ma ei eita, et sa võib-olla tunned, et mul on nii palju usus kasvada. Aga kristluse mõte pole mitte lihtsalt rohkem pingutada, vaid rohkem Jeesust tunda. Ja tead, mis? Me tunneme teda siis, kui me elame nagu tema elas, kui me õpime temalt ja kui me tegelikult ka anname tunnistust ja õpetame teisi sellest, kes Jeesus päriselt on. Kui sa julged ühel hetkel palvetada kellegi eest, et ta võiks terveks saada, siis see annab tunnistust. Mitte see, et sa mõtled sellest, et see on üks hea idee või et see on üks ilus mõte või et sa oled kuulnud sellest, et inimesed saavad terveks. Vaid et sul on endal julgus teha see samm, minna kellegi juurde, palvetada tema eest. Tead, ma unistan uutest juhtidest Eestimaal. Ma unistan uutest PP kõnelejatest, uutest lugudest siin PP Festivalil. Ma tahaks näha, et siin on inimesi, keda ma ei tea absoluutselt. Ma unistan uutest kogudustest. Ma unistan uutest noortetöödest ja lastetöödest. Ma unistan uuenevatest kogudustest, kellel on pikk lugu. Ja paljudest noortest, paljudest inimestest, paljudest perekondadest, kes saavad päästetud. Minu unistus ei täitu ainult minuga. See on nii palju suurem. Ja tegelikult ma igatsen, et sina võiksid ka unistada seda unistust. Tegelikult ka sina võiksid unistada seda unistust. Sa unistaksid ka selliselt, sest see ei ole tegelikult üldse minu unistus, et see on Jumala riigi unistus. Ma usun, et see on Jumala unistus meie maale, meie rahvale, nendele üksikutele noortele ka, kellega ma alustasin seda lugu.
Kui Jumal on mind kasutanud, siis ta kasutab sindki. Tead, me ei tea, mis ajad meid ees ootavad enam. Aga see ei ole meie muretseda. Me ei tea isegi millal ja kuidas täpselt PP Festival sünnib. Me loodame, et järgmisel aastal väga lahedal viisil. Aga ükski asi ei garanteeri seda, sest sellel aastal me oleme näinud kõike, mis on võinud juhtuda. Aga ma tean, et Jeesus ütles, et ta on iga päev meiega. Ühe oma läkituse lõpus Matteuse evangeeliumist ütleb, ma olen iga päev teie juures. Ja saame temalt õppida, aga ta on kutsunud meid ka teisi õpetama. Mis iganes on tulemas täna Eestimaal, ajad, mida me ette ei tea, sinu roll on tohutult oluline. Sinu roll inimsuhetes on tohutult oluline. Sinu jüngerlik elu, see, et sa püüad seda kõike, millest me oleme siin rääkinud, selle 1,5 päevasest, sa püüad seda ellu elada, on tohutult oluline. Ja mitte sinu pärast, vaid tegelikult selle pärast, kes Jeesus on. Nii nagu me laulsime selle viimase laulu, Jeesus, Jeesus, nimi üle iga nime, üle iga väe ja ime. Jeesus on üle kõige selle. See ei ole mitte see, kui head meie oleme, kui tublid meie oleme, kui palju me pingutame. See on see, kes Jeesus on. Ja tema varustab meid püha vaimuga. Tema läkitab meid. Ja kõik see, mida me teeme, tegelikult kõneleb temast palju rohkem kui meist. Ma usun, et me vajame ühte südame muutust. Me vajame ühte Jumala elu enda sisse. Et me päriselt võiks tunnistust anda elavast ja üles tõusnud Jeesusest Eestimaal aastal 2020, 2021, 2022. Mitte 2000 aasta tagusest Jeesusest, keda keegi ei tea, ei näe, ei kuule. Ja mitte tema järele jäänud kogudusest. Mina ei usu, et see on meie tulevik. Ära sina usu ka. Ja põhjus, miks ma ei usu seda, on see, et ma olen näinud, mida me üheskoos, mida me ka noortena võime teha ja saavutada. PP Festival on osalejate arvult kasvanud tohutult. Ja ma ei arva, et see on ainult sellepärast, et me oleme seda festivali paremini teinud. Ma usun, et see on sellepärast, et on olnud inimesi, kes on elanud seda tunnistust ellu, kes on evangeelselt ja jüngerlikult elanud ja selle tõttu on tulnud uued inimesed, uued noored, kes on võib-olla sellisest taustast, nagu mina olen tulnud, kohtunud Jeesusega. See salm, mida ma ütlesin, oli see Johannese evangeeliumis, nii nagu isa on läkitanud mind, läkitan mina teidki. Ja mida see sõna läkitus tähendab? See ei ole läki-läki. Kohe kindlasti mitte. See on see, et ta saadab sind. Et Jeesus ütleb, Jumal on saatnud mind siia, et kuidagi vabastada, näidata ette, päästa teid. Aga nii nagu ta on saatnud mind, nüüd ta saadab sind ka. Kas sina oled valmis ütlema, Jeesus, saada mind? Kas sa oled valmis ütlema, Jeesus, saada mind? See võib tähendada, et sa pead kolima Hiiumaale, Erkise ja Maarjaga koos noortetööd tegema. Võib-olla see tähendab seda, et sa pead oma elus lihtsalt mõned asjad korda tegema ja hakkama päriselt elama kristlasena. Mitte seda kaksikelu, millest Meego eile rääkis, seda ühte Jeesusele pühendunud elu. Võib-olla sa pead kogudust rajama, võib-olla sa pead hakkama noortetööd juhtima, ma ei tea, mida sa pead tegema, võib-olla sa pead mõned asjad oma elust kõrvaldama, ära jätma, ütlema, kui ma tahan päriselt näha seda asja, siis ma ei saa tegeleda 10 000 hobi asjaga. Ma ei tea, aga kas sa oled valmis ütlema, Jeesus, saada mind? Tead, see ei ole lihtne öelda seda tegelikult välja. Ja see ei ole lihtne ka üksinda seda öelda. Aga mu igatsus on see, et me võiksime seda teha. Ja sellepärast ma praegu palun, et kus iganes asukohtadest olete, tõuske lihtsalt püsti. Tõuse püsti, ära jää istuma, sina ka, kes sa oled seal kõige tagumises reas ja arvad, et see sind ei puuduta, kes sa räägid seal kusagil juttu kellegagi, see puudutab sind sama palju. Jeesus vajab igat ühte ja Jeesus läkitab igat ühte. Tõuse püsti. Ja ma tahan nüüd võtta lihtsalt ühe aja kõigis meie asukohtades, ka Kosklas siin samas. See puudutab kogu seda meeskonda sama palju. Ühe aja, kus me 3-4 minutit 3-4 gruppides palvetame. Kui Jumal on sind kõnetanud kuidagi selle kaudu, mida mina olen praegu jaganud, siis ma tahan, et sa palvetaksid selle pärast. Et sa laseksid kellelegi ennast õnnistada ja palvetada. Ja ma palun, et üheskoos palvetaksite seda. Jeesus, saada meid. Jeesus, läkita meid. Täida meid oma püha vaimuga ja läkita meid. Paluge seda. Jeesus, täida meid oma püha vaimuga. Ja me tahame olla sinu poolt saadetud.
ma tõesti usun sellesse, et Jumal on midagi tegemas Eestimaal. Kui sa oled praegu võtnud tõsiselt seda, mida sa oled kuulnud, mitte ainult selles sessioonis, kogu selle aja vältel. Ja kui sinu sees on päriselt see igatsus, kus sa oled öelnud, Jumal, saada mind. Võib-olla see on isegi hirmutav sinu jaoks, sest sa juba tead, kuhu ta võib sind saata. Siis ma usun, et kui sa oled püsiv selles, kui sa hoiad sellest kinni, kui sa ei lähe siit välja ja ela teist elu, sa ei lähe siit välja ja lihtsalt unustad selle emotsiooni, kui sa usud, et nüüd hakkab action peale. Mitte see, mis praegu siin oli, see on ettevalmistus ainult selleks, et nüüd, kui sa lähed, siis hakkab action peale. Siis ma usun, et päriselt need unistused, need asjad, millest ma olen täna rääkinud, millest ma usun paljud unistavad tegelikult, millest ma usun Jumal unistab, siis nad saavad sündima. Siis me saame anda ühel päeval tunnistus sellest, et ei, Jeesus ei ole lõpetanud Euroopas tegutsemist. Jeesus ei ole lõpetanud Eestimaal tegutsemist. Et ta on seesama täna, eile ja igavesti. Aga tead, me oleme võtnud sellel aastal kuidagi oluliselt seda, mida me oleme sinule rääkinud ka siin. Ja me teame, et võib-olla on sinu sees see koht, kus sa ütled, mul on nii palju õppida, ma tahaksin kasvada sellest, ma tahaksin paremini mõista, ma tahaksin seda ellu elada, ma tahaksin kuidagi pühenduda sellesse. Võib-olla sa tead, et kui sa nagu üksi jääd selle sisse, siis see ei vii mitte kuhugi väga palju edasi. Ja sellepärast on see, millest sa oled kuulnud siin juba nende päevade jooksul, saamas alguse, midagi täiesti uut ja see on PP Missioni kool, mille käigus me ütleme, me tahame koos õppida, kuidas seda nägemust, mida sa oled kuulnud, võiksime ellu elada. Ja me tahame seda väga praktiliselt teha. Ja see saab olema üks keskkond, kuhu me kutsume noori vanuses 14–27. See on avatud kõigile. Seal ei ole oluline, kui hästi sa piiblit tunned. Kas sa isegi praegu igapäevaselt palvetad? Aga ma loodan, et selle kooli sees sa õpid palvetama igapäevaselt Jumala poole, igapäevaselt ka piiblit lugema. Igapäevaselt olema tema tunnistaja. Kui sa kahtled enda sees, siis tead, lase need kahtlused mööda. Ja ma julgustan sind. Äkki on see üks võimalus sinu jaoks. Saab olema üks keskkond, kus me tahame üheskoos üle Eestimaa tulla noortega kokku poole aasta jooksul üks laupäev kuus. Üks laupäev kuus. Kas sa oled valmis andma sellise panuse? Tulema kokku, et õpid üheskoos paremini piiblit tundma, paremini mõtestama seda, mida tähendab, et Jeesus läkitab meid, kuidas seda ellu elada, kuidas teha jüngreid, mis see jüngerlus päriselt on, kuidas elada evangeelselt ja palju muud veel, millest sa võid lugeda lähemalt PP Festivali koduleheküljelt. Kui sa lähed PP Festivali kodukale, siis seal on, siin all on olemas tegelikult PP Missioni kool, saad sealt kõike lugeda täpsemalt ja lähemalt. Seal on kuupäevad kirjas, seal on palju kirjas. See saab olema üks laupäev kuus ja teine laupäev videokohtumine kuni paar tundi selleks, et see, mida me siin õpime, võiks olla päriselt praktiline, sest mida ma ütlen sulle on see, kui sa tuled siia kooli, siis see, mis siin laupäeval toimub, on ettevalmistus. Action hakkab siis, kui sa lähed. Ja mida me tahame teha on see, et me tahame, et sa teeniksid kaasa oma koguduses ja oma kogukonnas, et nendes suhetes sa panustaksid täiega, et sa avastaksid oma annid, et Eestimaa kogudused võiksid kasvada, Eestimaa kristlased võiksid kasvada kõige selle sees. Me usume, et sinul võib olla väga oluline roll selle jaoks. Kui sa tahad sellest osa olla, siis mine, loe sealt. Me kutsume sind kandideerima sellesse kooli, ära lase ennast hirmutada sellest, et sa pead tegema ühe lühikese 3-minutise video, kus ennast tutvustama. Tahame sulle pakkuda mingit ägedat viisi, kuidas tulla ja saada osa millestki täiesti uuest, täiesti erilisest. Võib-olla see on üks samm, mida sina pead täna tegema. Aga võib-olla mõni teine, palju konkreetsem samm. Jumal on sulle juba sosistanud. Siis ma tahan sind julgustada. Elame selle ellu. Elame selle ellu. Sest nii nagu isa on läkitanud Jeesust, nii läkitab Jeesus meid.